Oleme täna Tallinna Ülikoolis Best of BFM-il, mis on tudengite filmifestival. See toimub juba 13. korda. Rahvakeeli on tuntud seega kui tudengite EFTA või tudengite Oscarid. Põhimõtteliselt on tegu festivaliga, kus jagatakse lugusid tudengitelt tudengitele nii dokumentaalfilmide, mängufilmidega, aga ka muusikavideotega. Vaatame, kes toob täna võidu koju. Nii, me oleme püüdnud varasema Boobi korraldaja Lennart Mattias Männiku. Lennart, räägi mulle, mis on aastatega sinu arvates Boobil muutunud? Ma arvan, muutunud on see, et üritus on saanud selliseks terve kooli asjaks. Et see on kogu BFM-i ja Tallinna Ülikooli ühine asi, mida me siin ajame. Ja see, et üks kord aastas on võimalik tudengitel oma filme näidata, mida siin väga-väga palju tehakse, et ma arvan, see on väga oluline. Kas Boob võiks kutsuda ka inimese Tartust ja mujalt ka? Ei tead, miks mitte. Selles mõttes, et see, et me oleme siin Tallinnas justkui, on lihtsalt sellepärast, et kool asub siin, eks ole. Aga filme ja filmivõtted toimuvad üle Eesti. Ehk siis ma arvan, et see, et noored Tartust, Viljandist, kust iganes Märjamaalt kas või jõuaks siia, oleks, ma arvan, väga-väga tore. Nii vägevalt on ette võetud, see on päris festival ja ma arvan, selle teebki eriliseks see, et see on noorte enda loodud ja nii tugevalt, võimsalt produtseeritud, et vägev. Mille poolest teevad noored teistmoodi filme, lühifilme, muusikavideoid võrreldes vanema generatsiooniga? No ma ei tea, see on küsimus, kas teevad. Minu meelest see on alati see küsimus, et kuna ma olen olnud ka näiteks ühes kunstikoolis sisseastumiskatsetel, siis ma mäletan, nagu žüriis, siis ma mäletan, et mind väga puudutas ka see, et oleks võinud rohkem julgust olla, oleks võinud olla rohkem riskimist. Et nooruslikkus on midagi, mida ma loodan hoida ka iseendas elu lõpuni alles ja mida võiks terve ühiskond toetada. Et toetada seda ka filmimaailmas, et anda raha hulludele ideedele, toetada eksperimenteerimist, katsetamist. Noorus on ikkagi see, mis seostub minu jaoks julgusega. Nii et ma loodan ka, et ma saan öelda, et kui ma olin nüüd siin žüriis, vaatasin neid filme, siis seal oli julgust ja see tegi mind väga rõõmsaks. Ja kas ma saan õigesti aru, et te olete ise gümnaasiumis alles? Jaa, meie oleme gümnaasiumist. Aga mis tunne oli siis filmi teha? No filmi on ikka alati äge teha, et nagu meie film oleks peaaegu ilma olude tõttu ära jäänud, aga üldiselt mulle meeldib see adrenaliin, mis tuleb võib-olla selles hetkes, kui su film on peaaegu nomineeritud. Või sa ootad seda, et öeldakse välja ja mulle meeldib erinevatel festivalidel seda nagu kogeda. Filmi tegemise osas ma arvan, et ühel meil tekib hästi palju mõtteid ja siis terve see tiim kokku saada. Lihtsalt see protsess juba on hästi tore. Nagu gümnasistidena ma ütleksin, et tegelikult me teeme väga palju asju koos, et muidu kui on nagu eraldi rollid, režissöörid ja nii edasi, siis tegelikult kõik sammud, me oleme ikka nagu, see on ikka väga suur nagu ühistöö meie vahel, et me tegelikult kõik jagame hästi paljusi rolle, teeme kõike koos. Oleme püüdnud siis Esko Bros kinni. Te mõlemad olete õppinud BFM-is, eks ole, üks filmikunst, üks audiovisuaalset meediat. Mis te olete võtnud nende aastatega kaasa? Ma arvan, et suht palju sõpru tegelikult ja võib-olla selle mingisuguse töökuse, et see elu peale ülikooli on tegelikult palju chillim, nagu, et kui saab nagu hingata ja teha omas tempos asju. Ma arvan ka, paar väga head kannatust oleme läbi elanud, siis ülejäänud elu tundub nagu naissim. Mis on teie järgmised projektid? Ma ei teagi, meil alati on nagu nii palju asju korraga, aga peamiselt tahaks teha järgmist täispikka, seda vaikselt kirjutame, aga kirjutamine ei ole üldse kerge töö. Kas sinu arust on kirjutamine praegu kerge töö? See on siuke, peab nina veriseks nagu vaatama, veristama oma nina, siis see on väga raske töö ja ma arvan küll. Muisavideosid on lihtsam teha. Kas Esko Bros võiksid jõuda kunagi Oscaritani või EFTAni ka välja? EFTAni pole kindel, Oscarid kindlasti ja. Ma olen nõus, jah. Ma arvan ka.
äkki tuleb EFTA kunagi ja mine tea. Vahepeal juhtub nagu kogemata, keegi võidab EFTA. Mis võiks tänane kõige meeldejäävam hetk olla? Ma tahaks näha täna, et rahvas naudib. Ma tahaks näha, et inimesed nagu vaibivad. Kõigil on tore, mõnus, ilus neljapäevane õhtu ja absoluutselt.